Tere! Täna me räägime väga põneva inimesega. Tema nimi on Ilian Wan ja ta tuli 4 aastat tagasi Hiinast Eestisse. Ta lõpetas juba tänaseks Tartu Ülikooli ja kindlasti tal on mida meile eestlastele rääkida. Ja kohe esimene küsimus on talle. Palun ütle mulle, miks me leppisime kokku, et ma nimetan täna sind Kasparina. Jaa, see oli väga huvitav, et minu Hiina nimi on Ilian Wan, nagu sa tutvustasid, aga mina tulin Eestis 4 aastat tagasi, aga ma olen eesti keele õppinud juba 8 aastat juba. See on seetõttu, et ma õppisin alguses ühes keelde gümnaasiumis Pekingis ja eesti keel oli meie nii-öelda üks suund. Saame selle suuna valida ja gümnaasiumi 3 aasta jooksul me õpime siis, minu jaoks siis mina õppisin eesti keelt. Ja kuna meie Hiina nimedes on toonid ja see võiks välismaalastele nagu väga raske hääldada ja siis kõigil hiinlasel pigem selline kombe, et me valime kohe alguses endale ühe välismaa nagu nime. Ja siis meie esimeses eesti keele tunnis palus meie eesti keele õpetaja meil igal ühel valida enda nime. Kuidas ma Kasparini jõudsin on see, et meie õpetaja panis kõige populaarsemate tüdrukute ja poiste nime slaidites ja siis ta hakkaks ükshaaval lugema. Ja siis kuni see nime Kaspar ja ma ütlen stop, see ongi siis nüüd minu nimi. Et sulle meeldis see? Jaa, mulle meeldis. Ma arvan, see mingi saatus on selle nimega seotud, tead, nagu kohe Kaspar. Ja väga naljakas oli see, et ma ei osanud tol ajal häält hääldada. Ja siis ma võid ette kujutada, et ma ei osanud ka enda nimega perfektselt nagu välja hääldada. Mina olen Kaspar, nagu ma alguses ütlesin, aga nüüd ma oskan ilusti. Ütle veel kord. Kaspar. Väga tore. Eesti keel on väga põnev valik. Miks ja kuidas sa sinna jõudsid, et sa valisid seda suunda õppimises? Minu aasta oli poola keel, eesti keel, läti keel ja rumeenia keel, eks ju. Ja ühesõnaga, ja siis mina tegin nii-öelda tausta uurimist. Ja siis ma avastasin, et minu keeldegümnaasiumi oli tol ajal ainuke koht terve Hiinas, kus saab eesti keel õppida. See oli nii nagu unikaalne võimalus ja siis ma tahtsin tol ajal kohe selles võimaluses nii-öelda kinni harata. Ja ma siis uurisin, kus asub Eesti, siis ma ei teadnud, kus Eesti on ja siis üks Tallinna valaline pilt ilmus, lihtsalt pop-up nagu minu silma ette. See oli nii ilus ja ma kohe tahtsin nagu süvitsi minna nagu uurida, mis on Eesti, mis keeld räägida. Okei, muidugi eesti keel, muidu see variant ei olnudki, eks ju. Ja siis ma tegin taustakontrolli ja mulle väga meeldis ja ma mõtlesin nagu miks mitte, siis ma valisin ühe väike, super väikese keele, mida kellegi teise oska veel rääkida. Jah, otsustasin. Aga sa õppisid siis selleks aastaks, kui sa Eestisse jõudsid eesti keelt ainult 3 aastat? Tähendab, et jah, ma õppisin Pekingis eesti keelt 3 aastat. 3 aastat ja siis sa tulid Eestisse. Võt räägi, kuidas see mõte sinuni jõudis, et sa otsustasid, et sa mitte ainult õpid eesti keelt, vaid lähed veel Eestisse õppima? See on see tõttu, et meie gümnaasiumi viimane semester, mina tulin siia Tartu Ülikooli keelt õppima, siis vahetusõppe teha. Ja siis pärast seda mulle väga meeldib Eesti esiteks elutempo on hästi rahulikum kui Peking. Peking on kogu aeg nagu niimoodi nagu kogu aeg midagi nagu kiirustama, eks ju. Aga Eestis on täiesti rahulik ja ma avastasin ka, et kui ma rääkisin eesti keelt, siis kõigil on väga-väga sõbralikud nagu mulle. See on täiesti oli väga-väga hea positiivne kogemus Eesti õppides. Ja ma mõtlesin, ma tahan kindlasti minu õpinguid jätkata ja siis ma kandideerisin Tartu Ülikooli ja sain sisse. Sain mõlema ajakirjanduse sisse ja ka eesti keelde. Nii et ma lõpuks valisin ajakirjanduse ja kommunikatsiooni. Ja lõpetasid edukalt? Ja lõpetasin edukalt eelmise aasta suvel ja nüüd oleme siin Tallinna Ülikoolis, sest ma praegu teen magistriõpet kommunikatsiooni eriala.
ja kas siiamaani on sul hirg sees selle eesti keele, kultuuri ja keele vastu? Jaa, muidugi. See on see pidevalt selline motivatsioon seal peaks olema. See on see nagu motivatsioon peaks ta alati nagu südames olemas, et selleks, et sa kunagi ei väsid ära nagu keele õppimine, sest olgem ausam. Keele õppimine on selline terve elu, selline elukestev protsess, sa pead kogu aeg keelt midagi õppima, sest keel pideva muutub ka. Nii et praegune selline noorte keel ja eesti keel on hästi selline kombineeritud ja ka istungis on hästi kombineeritud ja ma olen ka pidevalt internetis olemas. Nii et ma saan aru, et ma pean pidevalt ka õppima seda keelt. Sa mainisid, et sa oled internetis olemas. Sa oled meil bloger, on ju, räägi, kui palju sul ikkagi neid followers on ja räägi, mis contenti sa näitad. Ma teen peamiselt sisu TikTokis, nii-öelda olen TikToker, ehk siis teen lühikeseid videoid TikTokis ja praegu ma arvan, mul on 28 000 järgijat seal TikTokis. Ja minu sisu peamiselt on minu igapäevaelu, kas keele õppimise või kultuurilised sisu või praegu on ka Eurovisiooni nädal, eks ju, eelmine nädal tähendab, et oli ja siis igapäevaelu on siis minu peamine sisu ja ka tudengi elu ja nii edasi nagu lõpmatult selline teema, mida rääkida seal. Kas sul on rohkem jälgijad Hiinast või Eestist? Eestis kindlasti, sest minu sisu on kõik eestikeelne ja minu vaatajad on ka nagu eestlased, nii et pigem noored ma ütleks TikTokis ja nüüd hakkan vaikselt ka Instagramis ka neid sisu panna. Nii et Instagram on veel põnev, sest Instagramis on iga tasandi inimesed, noored või nagu vanemate inimestele, Instagramis on kõik olemas. Aga perekond, ta kolis ka siia Eestisse? Tähendab, et meil on väga tihe kontakt. Helistan väga, peaaegu iga päev minu endale vanematele. Nii et nemad on kogu aeg seal ekraani taga, nagu vähemalt seal olemas. Ja. Väga tore, aga kas ikka see tunne, et sa oled üksi siin Eestis, kas see vahest tekib sul ja kuidas sa sellest üle saad? Ikkagi. See koduigatsus on alati see pidevalt tunne, mida ma aeg-ajalt tunnen, aga õnneks ma ütleks, et tänu sisuloomele on mul praegu väga palju Eesti sõpru ka. Näiteks teised sisuloojad on hästi tore, sõbralikud ja nad on täiesti samad inimesed nagu internetis näete. See on kõige toredam asi ja ma saan aeg-ajal ka kellegagi koos hängida ja jutustada ja kui mul tõesti on halb õnne, siis halb nagu tuju, siis ma saan kohe kedagi välja kutsuda, et seal mu kõrval olla. See on väga tore ja toetav kogukond, ma ütleks. Aga vaimsed probleemid ikkagi on sulle tuttavad? Jaa, see vaimne tervis on tegelikult ka see, et alguses ma olen kogu aeg positiivne ja ma proovin ka näidata sotsiaalmeedias, ma olen kogu aeg positiivne ja ma jagan teistele ainult rõõmu. Aga eelmise aasta ma saan aru, et okei, ma olen ka inimene, ehk siis mul on peale positiivse küljel on ka need küljed, mida ma võib-olla varem ei olnud valmis inimestele näidata. Aga siis see tekitab selline küsimus, et inimesed on selline stereotüüp, et internetis olev inimesed on kogu aeg positiivsed ja nemad võib-olla vahel ei saa vastu võtta sellega, et miks siis nemad on vahepeal selline kurvus tuleb. Aga ma ütlen, see on täiesti absoluutne nagu normaalne kõigile. Ehk siis eelmise aasta ma hakkasin näitama minu nii-öelda mitte perfektset hetke inimesele lihtsalt selle tõttu, et ma tahaks inimesele teada, et mul on ka vahel selline negatiivsed momentid on vahel, ma ei jaksunud üldse nagu üles tõusta, ma tahan ainult diivanisse jääda, ma ei suuda inimestega rääkida, selline väsinud selline tunne, see on täiesti okei. Ja ma olen väga tänulik, et ma tegin selle otsuse ja näitasin minu nii-öelda seda shadow, nagu tead seda momentid. Nii et jah. Varjumomente. Aga kuidas siis reageerisid inimesed internetis? Kas kõik olid sulle toeks või keegi võttis seda vastu ka negatiivselt? Ma ütleks, et pigem ma olen internetis olnud juba 3 aastat, nii et ma täiesti mõistan, et
igasugused arvamused on internetis olemas, aga enamike neid inimesed on väga-väga toetav, et ma siiani mäletan, et pärast seda video postamist üks tüdruk kirjutas mulle nii pikad tekstid selleks, et kui tänulik ta on minu vastu, sest ta on nii tänulik, et ma jagan seda teemat ja ta jagas ka hästi selline isiklik kogemus ka minu jaoks, et ja ütles, et minu video on aidanud tal seda väga raskemate momentidel. See on pidevalt selline motivatsioon, mis toetab mind edasi liikuda. Ma olen väga-väga tänulik, aga ma täiesti mõistan, et inimesed on internetis ka igasugused ja kindlasti seal on negatiivsed kommentaarid, aga pigem ma praegu saan hakkama, et ma keskendun ainult neid positiivsele kommentaaridele ja tagasisidedele ja jah. Suurepärane. Kas, kui me räägime toetusest, siis kuidas su perekond üldse seda uudist vastu võttis, et sa kolid Eestisse ja nad ei näe siit pikalt? Kui tihti sa käid kusjuures Hiinas? 2 korda aastas peaaegu. Üks talvel, üks suvel, kui ma leisin aega. Nad täiesti on väga toetavad selle vastu, et sest nemad teavad, et mulle meeldib keelt õppida ja nemad teavad ka, et mulle meeldib Eestis siin elada ja eelmisel suvel nemad üldse tulid ka Eestisse minu lõpuaktusele ja siis ma näitasin neile terve Eestit ja siis nüüd nemad täiesti pinge on maas, Eesti on tõesti tore riigis, et siis nemad on väga õnnelikud, et ma õpin ja elan siin nagu pidevalt. Ma näitasin neile Tallinna vanalinna, Tartu, Saaremaa, saunakultuuri, näitasin neile kõike, Eesti toidukultuuri ka. Mu isa praegu palus, sest ma lähen suvel ka Hiinasse. Esimene asi, mida mu isa palus mult on, palun too mulle Eesti mustleiba, sest mulle tõesti meeldib mustleib ja mustleiba ei saa kuhugi Hiinast, nii et ta palus mul seda talle tuua, et talle meeldib ka Eesti toidukultuur nii-öelda. Kas sinu plaanid jätkavadki Eestis või sa pärast tahad kuskile veel kolida ja mingit veel keelt õppida? Praegu ma ei näinud sellise inimesena, et ma tahan kohe pärast magistriõpingut teiste riikidesse korida. Pigem ma näen Eesti ma ei saa öelda minu lõplik peatus, aga ikkagi sinna pikaajaline eluplaan on kindlasti Eestis. Ehk siis praegu ma otsin pidevalt ka töö, kus on ka hästi palju selline ärevust ja nii edasi, aga ma arvan, et ma elan selle üle ja pärast lõpetamist ma näen ennast pigem Eestis. Tore kuulda, palju toredaid inimesi Eestis. Kuidas sul Eestis isikliku eluga läheb? Vaikselt liigub edasi, ehk siis selline... Jaa. 18+ teemasid me ei võta siin, aga sa võid vähemalt rääkida, kuidas sul läheb. Jaa, vaikselt liigub edasi, et vähemalt keegi on minu kõrval ja kas sõprus või selline intiimne suhe, ma ütleks nagu kõik liigub edasi, et ma olen väga-väga tänulik, et minu sõprus on kogu aeg nagu minu ümber olemas ja nii toetav ja kogu aeg toetab mind edasi liikuda. Aga kui me räägime just suhetest, ükskõik kas sõprus või ikkagi intiimsemad asjad, siis kas on see suur kultuuriline vahe, mis seisab teie vahel alati? Mida sa tunned? Kas pigem sa oleksid kellegiga, mis on sama kultuuri valdkonnast või pigem sa eelistaksid kedagi eestlastest enda kõrval näha? Ma ütleks, et seda kõikide suhed, ma arvan, et on tore, et mul on Eesti sõbrad olemas, sest just nemad näitasid mulle teie Eesti kultuuri, Eesti metsa, Eesti sauna, Eesti talisuhplemist ja Eestis toimub praegu populaarne Eurovisiooni. Kõik need teie enda asjad näitab teie inimesed. Ehk siis kui mina olen pidevalt enda mugavutsoonis, see on tore, see on hästi mugav enda Hiina sõbradega, nemad on täiesti toetav. Aga kui ma olen alati selles endas mugavutsioonis,
siis mul ei oleks üldse võimalus näha, mis on teie päris kohalike elu ja neid asju ma hindan väga. Neid inimesi, kes kunagi näitas mulle, mis on teie kultuur, kuidas nautida sauna, kuidas teha seda sauna, seda asja ja kuidas minna talisuplusele. Neid asju ma väga-väga hindan ja ma ütleks, et ma meelega tõmbasin ennast oma mugavutsioonis välja. Aga kui me sügavamatest suhetest räägime, kas see, et te olete peagi täitsa erinevatest maailmast pärit, kas see ei ole takistus? Mõnes mõttes võiks olla takistus, aga ma ütleks, kui mõlemad inimesed on nii-öelda täiesti avatud ja täiesti austus, nagu me austame teineteise kultuuri, identiteedi ja ma ei tea, mingi traditsiooni või mingi käitumist. Näiteks minu enda on täiesti väga range soov, et ma kindlasti tähistan Hiina uudaasta siin. Ükskõik kus ma olen, ma tähistan seda, kui see on see päev, siis ma teen teile meeli, ma teen hotpoti. Ma ei hooli, nagu mis praegu maailmas nagu ütleb, see on minu jaoks uus aasta. Ja teisi inimesed on täiesti väga, nad austavad minu seda traditsiooni ja tahavad ka minu koos Hiina uut aasta tähistada. Ja näiteks sel aasta ma korraldasin eelmise töökohas Hiina uusaasta turgu. Nii palju inimesi tuli kohale ja tähistasime koos Hiina uut aasta. Ma ütleks, et kui mõlemad, kõik inimesed on avatud selles suhtes, et me austame teineteise inimese kultuuri-identiteedi, siis see, kui erinev me oleme, see ei ole üldse probleem. Räägi mulle palun, milline on su lemmik Eesti linn? Eesti linn? See väga oleneb ajast. No näiteks suvel kindlasti minu lemmik. Oh my god, seal on nii palju kohta. Suvel mulle meeldib terve Eestit. Mulle meeldib Pärnus käia, seal on rannaelu, mulle meeldib Saaremaa, selle saarte elu. Hiiumaal ma käisin ka eelmine suvel ja mulle täiesti ka meeldib, see on väga nunnu saar. Ja mulle meeldib ka Otepää ma käisin ka kusjuures suvel ajal matkama. Tallinna ka meeldib mulle, Pirita, Telliskivi, väga loominguline koht. Väga palju kohti mulle meeldib ja raske öelda, nagu, kus on minu esimene ja kus on teine, kõik esimese. Ja kui võrrelda Tartu ja Tallinna elu, siis mida sa võiksid meile rääkida, et mis vahe on? Ma ütleks, et tudengina on parim õppida tõesti Tartus, seda ma olen väga kindel, minu väga kindel arvamus ongi see, sest Tartu on selline noorte linn. Ta on üldse väga noore hingega selline linn ja sa näed oma tuttavaid, sa näed ülikooli kursakaid töötamas igas kohas, siin kohvikus ja üks tütav ja bussi sa näed oma koolikaaslasi, kes on näiteks valikuaines ja kõik teavad kõiki, selline Tartus tunne ja mulle täiesti meeldib ka mulle meeldivad Tartu tudengipäevad 2 korda aastas ja selline festivali ajal sa näed kõike ja kõik tudengid, selline noorte elu ja Tartu tudengite öölaulupidu. Ma käisin seal iga aasta, 3 aasta järjest, see on mu lemmiktegevus. Tallinnas on kuidagi selline kompaktsem, selline, kui sa tahad tööd ja õppe nagu samal ajal teha, siis praegu on see Tallinnas ideaalne. Kui sa tahad oma karjääri alustada, siis Tallinnas on ilmselt parem, sest Tallinnas on rohkem nagu võimalust. Aga tead, noorena sa alati ei pea nii palju muretsema. Lihtsalt, kui sul on nagu õnnelik, kui sa tahad oma ülikooli elu nautida enne karjääri alustamist, siis Tartu on üldse väga tore koht. Aga miks sa siis ikkagi otsustasid siia magistriõppele minna, et sa võiksid ju siis Tartusse jääda? Sest ma ütleks, praegu ongi õige aeg, et alustada oma karjääri, alustada oma tööd ja praktikat ja igasuguseid asju. Siis ma otsustasin, et ma nägin, et kommunikatsiooni juhtimine on siis sessiooniõppe. See tähendab, et see võimaldab mul päris palju nagu energiat oma enda asjadele panna ja alustada oma karjääri. Et praegu ma teen ka vahel tööd ja vahel koolis asja.
aga kui me tööst räägime, siis see blogerlus, mis sa teed, kas see ei ole sinu töö, kuidas sa seda võtad vastu? See on, ma ütleks, see ongi minu osaline selline töö, ehk siis ma pigem ma olen turundusvaldkonnas ja mulle väga meeldib turundus teha. Kommunikatsioon ja turundus on alati nagu käsikäes selline asi. Nii et ma aitasin erinevatel brändidel igasuguseid kampaania ellu viia ja ma aitasin ka minu eelmise töökohas, ma aitasin neil, see on üks Hiina restoran, ma aitasin neil Hiina kultuuri ja söögi teistele inimeste silma ette tuua. See oli täiesti väga tore kogemus ja praegu ma otsin ka pidevalt tööd turundusvaldkonnas, nii et see on väike reklaam iseennast, et turundusvaldkonnas, et mulle täiesti meeldib ja tahan selle valdkonna süvitsi minna. Aga palju sa teenid internetis, kui see saladus ei ole? Ma ütleks, et piisavalt palju, nagu see oleks minu täiskohaga töö. Muidu praegu ma panen see natukene tahaplaanile, ehk siis ma praegu koolias ja uut töö otsimine võtab rohkem aega, nii et ma panen see natukene praegu tahaplaanile, aga see kindlasti tuleb mõni aeg nagu ette. Kus sa elad Tallinnas? Ma elan Koplis. Räägi Koplist. Kopli on väga huvitav koht. Pärast Koplisse kolimist ma alles sain teada nagu jälle kohalikest inimesed, et Koplis on vanasti selline väga huvitav maine. Võib-olla ei ole nii viisakas kui praegu, aga praegu on täiesti väga viisakas ja minu korteri ees on aknas välja on selline merevaade, mis on väga-väga ilus. Koplis on tore koht elada, jah. Sulle meeldib? Jaa, mulle meeldib. Kas sa kuskil veel olid või elasid juba Tallinnas või see on ainuke koht? See on ainuke koht, sest ma kolisin Tallinna eelmise aasta suvel. Eks praegu veel ei ole aasta aega siin Tallinnas. Nüüd ma veel sulandun sellesse keskkonda ja ma proovin igasuguseid asju ja kohta ja... Kui võrrelda sinu kodukohaga, siis Eesti on ikkagi väga tilluke, eks ole? Et kas ei olnud ühtegi hetke, kui sul hakkas siin igav? Tegelikult oli. See oli ka üks põhjus, miks ma tahtsin Tartust Tallinna kolida, sest pärast 3 aastat Tartu elamist mu elu kipub korduma. Ehk siis kõik restoranid on käidud, kõik tänavad on külastatud, kõik huvitavad kohta on otsa. See on see hetk, kus ma tundsin, et okei, ma tahan suurde kohta minna ja Tallinn tuli just sel ajal minu ette. Eks ma tahtsin meelega tol ajal nagu minu elukeskkonna vahetada. Tallinn tundub see nagu väga hea variant ja siin on jälle midagi väga palju toredat asju uudistada ja avastada. Ja nii et ma ei ole veel igav. Sina kindlasti mitte. Sina ei ole igav. Kas saad sa meelde tuletada, mida sa mõtlesid, kui sa esimene kord läksid lennukist välja ja saabusid Eestisse? See oli siis minu gümnaasiumi viimane aasta. See oli veel COVID aeg ja tead, esimene päev oli seiklusi täis, sest mina tegin oma ümbersõitu Soomes, Helsingis lennujaamas ja seal oli väga range selline COVID kontroll ja selline tolliameti juures vestlesin selle töötajaga väga pikalt, aga lõpuks ta unustasi seda tämprit nagu passi nagu niimoodi teha. Ja siis mul oli suur probleem, kui ma saabusin Eestisse ja Eesti politsei avastas, mul ei ole seda tämprit, kus ma siis tulin ja siis nad küsisid, kus sa tulid. Ma ütlesin, seal lennukis Soomest, Helsingis, kus sul siis tämplit ja siis ma tol ajal ma meelega tahtsingi nendega eesti keeles ka rääkida. Ja siis ma ütlesin, ma Soomest ma tulen, nagu keele sassi. Aga see oli väga tõsine küsimus ka. Ja lõpuks ma vahetasin inglise keelde, sest see oli väga tõsine küsimus, kus mu tämplis kadus ja siis ma võib-olla hiljem Soome töötajad
nii nagu sellised ja siis unustasin mulle seda anda ja siis ma tegin lõpuks lennujaamas ühe kontoris ära. Siis kõik on korras ja siis nüüd kõndisin välja ja nägin, Eesti lipp on seal. Ja siis lõpuks ma olen Eestis, aga COVID aeg tead, seal kõik kohad oli suletud. Ainuke koht, kus ma veebin enamike aega ma kulutasin ikkagi poodides. Ma kasutasin kõige võimalused ära, et eesti keelt harjutada ja eesti keele oskus parandada nii-öelda. Sa rääkisid ka tali ujumisest, et ütle, mida sa mõtlesid siis, kui esimene kord sul oli sellega kokku puude, mis tunded su sees? See ei olnud vabatahtlik otsus alguses, sest see oli minu sisuloome ja 2 sisulooja Kozip. Nemad kutsusid mind talisuuplusele ja alguses ma ütlesin neile, et ei, ma ei jaksa, mitte ei jaksa, vaid ma lihtsalt ei saa, ma kindlalt suren ära 1 sekundil. Ma ei jaksa nagu nii külmas vees, aga siis minu lõpptulemus oli vist 2 minutit seal külmas vees. See oli täiesti minu jaoks esimene samm, suur saavutus. Ja siis ma ütlesin, ma tegin ära, ma kindlasti, see on minu esimene ja viimane kord. Aga tead, pärast 3 kuud see tahtmine järsku tuli, nagu ma tahtsin jälle nagu uuesti talisuuplusele. Ja siis ma läksin saunakeskusesse, pärast sauna seal on külm nagu veebassein, eks ju. Siis ma hüppasin, seda ma igatsesin, nii imelik, ma igatsesin seda, ma ei usu iseenda, et ma igatsen selliseid hetki. Ja siis iga 3 kuu tagant ma tahtsin külmas vees olla. Aga olid siis terve? Jaa, siis väga huvitav on see, et Hiina meditsiini järgi see nii temperatuuri vahe ei tohi olla inimese kohta. See nagu Hiina meditsiini järgi see võiks väga kergesti haigeks inimesel teha. Aga mina kasetasin ja mina iga kord olen tervis ja terve ka, nii et seda ei pea muretsema, kui kellelgi on see sama mure. Ma sain ise tõestada, et see on täiesti väga tervis heaks. Ja milline on su lemmik Eesti toit? Eesti magustoidu jaoks on kindlasti minu lemmik on kohuke. Ükskord ma proovisin jääkutikestega kohukesi Hiinasse viia. Ma andsin oma perele, sõpradele, jääkutid vahel on see kohuke, nii et nemad ei suleks ära. Ja siis kõigile väga meeldis. Ja ma ei saa aru, et miks Hiinas varem ei olnud selline natuke hapus ja moosi on sees ja piparkoogi kohuke on ka minu lemmik. Ma ei saa aru, miks Hiina turul ei ole selline ja ma avasin, see on väga suur potentsiaalne äri, et ja farmi või kellegi filma praegu te vaadata, siis on väga hea äri, et ma ütleks, see on tore asi, et ma olen täiesti sõltuvus nendest nüüd. Räägitakse, et Eesti on ikkagi selline väga ilma bürokraatiate ja hästi suure e-toega riik. Kas see on tõde ja võrdle palun Hiina süsteemiga? Praegu ma arvan, et esimene aasta Eestis elades keegi soovitas mulle seda Eesti äppi tõmmata. See on nii mugav ja ükskord ma unustasin ka Tallinna Ülikooli raamatukogumaja seda enda elamisluba kaardi niimoodi skaneerida ja sisse saada. Ja siis ükskord ma unustasin, kas ma saan seda teha siis Eesti äpis. Seal on ka seda barcode'i olemas, väga mugav ja ka seda, et kõik saab reaalselt internetis seda teha. Ma avasin enda OÜ ka internetis, ma ütleks 5 minutiga. Lihtsalt maksan maksu ära ja siis kõige raskem protsess ongi see nime välja mõelda. Enda võtta nime, see on kõige raskem asi, aga pärast seda kõik on väga kerge. 5 minuti jooksul saab täiesti. Kui see oleks Hiinas, siis muidugi sul on vaja kuhugi minna vähemalt mitu korda paberi, tõendid, mingi templid niimoodi küsida. Aga siin Eestis on täiesti paberivaba maailm ja e-riik seal kindlasti. Seda ma võin kinnitada, see on väga-väga mugav. Ja mis nime lõpuks sinu ettevõtte sai? Minu perekonnanimi on Wang, eks ju. Mina olen kind of nagu influencer, siis minu ettevõtte nimi on Wangfluence OÜ. Väga tore kuulda. Aga räägime natuke pikemalt ka Hiinast.
hästi huvitav on teada, kuidas seal elu käib ja äkki sa räägid ka, mida sa seal igatsed, välja arvatud su pere ja sõpru ja milline elu seal on. Mina pole kunagi Hiinas käinud, ma usun, et paljud inimesed ka tahaksid teada, mis maailm see on. Ja ma võin näiteks rääkida elu Pekingis, sest mina olen pekinglane ja ma olen seal üle kasvanud 20 aastat, ma ütleks. Peking on üks väga-väga suur linn, seal elab 20 miljonit inimest. Hästi igas kohas on inimesi täis. Näiteks hommiku metroojaamas iga 40 sekundi tagant tuleb üks metroo. Iga metroos on inimesi täis. Aga ikkagi 40 sekundit tuleb üks inimesi täis. See on nii kiire elutempo. Aga Pekingi elu on ka väga mugav. Kaubanduskeskuses on avatud kuni südaööni ja seal on alati väga palju neid 27 toidupoodi, restoranne, sest terve linn tundub, et ei maga. Nagu isegi kell 2 või 3 öösel, seal on ikkagi inimesi, kes käivad söömas, ikkagi käivad poodides ostlemas ja nii edasi. Nii et elu on ikkagi päris mugav Pekingis ja hind on ka päris, Eesti võrreldes ta on ka odavam. Aga millised on inimesed? Inimesed on, vabandust, aga soojemad. Seda kindlasti. Eestlastel on vaja säästa energiat. Ma tean üks Eesti sõbra, kes käis korraks Hiinas reisimas ja esimene asi, mida ta ütles, ongi see nii imelik, et taksojuht on nii jutugas ja kohe küsitakse, kus ma pärit olen ja eriti lõpuosa juba räägib tema palgatest ja kui palju ta teenib, kas tal on lapsi, kas ta on tüdruksõber ja nii edasi. See ongi see nagu, me ei võta see kuidagi nagu kui solvanguna, et miks sa kohe küsi minu pere seisu. See on selline väga neutraalne nagu teema. Muidugi esimene küsimus on väga hästi imelik, aga see takso selline 30 minuti jooksul saame väga palju asju rääkida. Ja tead, Eestis alati taksos on vaikus. Ja vaikus. Nii et inimdistants on Eestis kuidagi suurem, kuigi kõik teavad kõiki, aga sa vägagi nagu ei hüppa teiste inimese ette ja hakka nagu räägima, aga see on Hiinas päris populaarne, ma ütleks ikka. Milline on loodus Hiinas? Loodus pigem see, et kuna mina elan Pekingi kesklinnas, nii et loodus selline paika on tõesti väga harva minu jaoks. Aga Hiinas on ka väga palju ilusaid, kindlasti mitte Pekingi kesklinnas, aga Hiina teiste linnades on väga ilusad mäed, kuhu me alati meeldib vanematega sinna reisida ja ka rannaelu Hiinas, kuna ta on väga suur riik, siis näiteks talvel Pekingis on -10 kraadi, aga väga loonaaeg on vahel 25 kraadi. See on selline väga palju maastikke. Xinjiangis ja Tibetis on ka väga kõrged ja igasugused mäed ja Lõuna-Hiinas muidugi sinna rannaelu, coconut, selline kookospuud ja nii edasi. Nii et Hiina on tõesti väga tore riik, mulle väga meeldib. Räägitakse, et seal on väga populaarne sisemine turism. Riigi sees, et sa ei lähe riigist välja ja kogu aeg lähed ühte linna teise ja nii edasi, on ju? Ja, võib-olla ainult selline lääne kiriku või selline vanalinn tõesti Hiinat ei saa leida, aga peale seda, et Hiinas saaks kõike maastike, ma ütleks enam-vähem leida, et väga palju inimesi ei ole kunagi Hiinas välja minna, aga nema ikkagi ei ole, sest mina on veel minu seda listi on väga pikk, kuhu ma veel tahan minna Hiina sees, ta on nii pikk, ehk siis ma usun, et seal on väga palju kohta külastada Hiinas. Ja sa mainisid, et sa hakkasid Eurovisiooni vaatama, räägitakse, et Aasias ka tekib sarnane konkurss, oled sa sellest kuulnud? Sel aasta ma kuulan, et seal see Tais või kuskil Aasias Eurovisioon, see on väga huvitav, ma ei ole kunagi seda kuulnud, aga võib-olla tõesti ma hakkan uurima ja uudistama, mis värk see tõesti on, aga see kõlab väga huvitavalt ju. Sest meie Hiina muidu on iga Hiina uusaasta ajal on meil see show ja siis kõik tunduvad lauljad tulevad laulma ja
päriselt kõik tuntud näitlejad tulevad laulma ja see ongi selline sama üritus. Eurovisioon kuidagi veel põnevam selle tõttu, et seal on väga rahvusvaheline ja iga riik esindab iseennast ja see on minu 3. Eurovisioon, mida vaatasin selle aasta. Kes sul lemmik oli? Mu lemmik on see Taani oma. Taani oma, Kreeka oma ka mulle väga meeldib ja Bangaranga on ka muidugi väga bänger. Ta võitis. Nii, aga siis äkki lõpetuseks sa võiksid soovitada midagi inimestele, kes on Eestis võib-olla kuulnud, isegi midagi uurinud ja võib-olla tahaksidki siia kolida või tulla. Mida sa võiksid neile öelda? Ma ütleks, et kindlasti haara selle võimaluse kinni, sest sa ei kujuta ette, kui põnev võiks see elu olla maailma teises pooles ja ma ütleks, kui sa veel praegu mõtled, siis ära mõtle, tee seda. Lihtsalt elu on nii lühike, kui sa on see mõte, siis vii see ellu ja ma ütleks, sa ei kahetse. Kindlasti sa ei kahetse. Aga kui keegi kardab, et tema eesti keel ei ole isegi nii hea nagu sinul, et kuidas inimesed vastu võtavad? Räägi sellest soojast tunnest pikemalt. Ma ütleks, et lihtsalt see, et selline arusaama on vaja teada, et sa võid täiesti rääkida ilma piisavalt hea, piisavalt oskuseta. See ei takista. Keel ei ole kunagi takistus, ta on pigem sulle üks võimalus. Eks ma arvan, et see lihtsalt hakka rääkima, vaatamata sellest, kas sa oskad ainult tere öelda või sa oskad ainult nägemist või kaardiga palun öelda näiteks, siis see on väga tore aeg, et keegi ei pahanda, kui sa oskad praegu ainult tere, sest kõik tahavad nagu sulle rohkem õpetada ja rohkem teada saada, eks ju. Kõik on väga sõbralikud, nii et ära karta, ei tasu kindlasti karta. Nii, et tuletan meelde, et meil oli suur pikk intervjuu meie toreda Kaspariga ehk Iljan One ja siis mina olen Anastasia Merimaa, Harju elu ja head aega!